digisaate Tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 14. novembri aastal 2022 nimetu digisaade ja täna oleme meie siin saates kolmekesi Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Glen Pilvre ja arutame seda, mis meil on sellest lõppenud nädalast jäänud kõrva ja silma ja ei saa üle ega ümber sellest segadusest, mis kobrutab Twitteris uue juhi Elon Muski käe all. Lisaks räägime sellest, kuidas kriisi ajal tõmmatakse kokku ka virtuaalassistentide töökohti võib-olla, sest senised investeeringud ei tasu ennast hästi ära. Kuulame ühtesid uusi väga häid kõrvaklappe, mis pidid olema tõesti väga head. Ja vast jõuame rääkida ka ühest huvitavast autosõidust ja ilmselt mõnest väiksest uudisest veel. No nii, me eelmine saade ei rääkinud peaaegu sõnagi Twitterist, kuigi Elon Muski ülevõtmine oli siis juba toimunud ja tundus, et torm veel kobrutab ja keerleb, aga eks nüüd nädal hiljem on tegelikult sama seis. Mis siis Twitteris toimub? Inimesed pole rahul kasutajad, pole rahul seadusandjad, pole rahul reklaamiandjad, äripartnerid ja segadus on suur, kuna siis uus juht Elon Musk on esiteks suure hulga inimesi lahti lasknud. Osa neid ka pärast lahtilaskmist tagasi kutsunud, palganud, et vabandust, et keegi peaks kõige tööd ka tegema. Suur hulk inimesi on ise lahkunud. Samal ajal on väga aktiivselt käima läinud uued siis toote müügi võimalused. Kui tavaliselt ettevõtted ehitavad uusi võimalusi või mingisuguseid teenuseid üles, ma ei tea, nädal, kuu, mitu kvartalit, siis nüüd peaaegu üle öö sai Ameerikas hakata ostma endale $8 eest kuus sellist sinist märki, mis ütleb, et sa oled verifitseeritud konto. Henrik, ma tean, sinul oli Twitteris ennem see verifitseeritud konto olemas, ilma et saaks pidanud maksma sellest midagi. Jaa, ma olin aukodanik siis Twitteris, jah. Aga põhimõtteliselt mina võiksin osta selle märgi endale nüüd, muuta oma konto nimi ära Henrik Roonemaaks ja hakata seal lällama ja see jääks mulje nagu see verifitseeritud Henrik Roonemaa ajaks mingit iba. Ja täpselt seda tegelikult on see viimasel päevadel päris palju Ameerikas teinudki. Jah, ma arvan, et võib-olla me peaks tegema sellise kiirkursuse inimestele Twitteri sinise plönni maailma, et kes ei ole sellega detailideni kursis. Nimelt Twitteris on hulk kasutajaid, mõnisada miljonit kasutajat. Ja siis on mõned neist või mingi teadmata hulk neist, kes on olulised inimesed. Need on, ma ei tea, poliitikud, mingisugused avaliku elu tegelased, ajakirjanikud, kellele osadele pani Twitter ise nime taha sellise sinise märgikese, mis siis ütleb, et see inimene on verifitseeritud, et see ei ole varikonto, et me teame, et võt tema ongi tema ja kõik on hästi. Ja mina näiteks sain seda, mul oli üks päev igav, see oli ammu juba, mõtlesin, et ma lähen taotlen seda, et vaatame, mis saab. Ja mulle siis võimaldati ka, kuna ma vist saatsin neil mingit linki oma artiklitest ja ütlesin, et ma olen ikkagi ajakirjanik ja see märk, see sinine märk oli siiamaani kogu aeg, see oli tasuta ja see oligi märk sellest, et Twitter usaldab sind, eks, et Twitter ütleb, et sina oled sina. Ja teistele inimestele oli see märk, et see konto pärineb sellelt inimeselt, selle nimi seal on. Just, et keegi ei ole, eks ole, minu nimelist kontot teinud lõpust ühe A-ga näiteks, mitte Roonemaa, vaid Roonemaa näiteks ja minu pilt ja kõik juurde, et keegi mitte ei feigi mind, vaid mina olen mina. Ja see sinine märk oli selline nagu, kindlasti mõne inimese jaoks staatuse sümbol, aga teistpidi ka just selline nagu usaldusväärsuse märk, et tema on tema. Ja nüüd, kui Elon Musk võttis Twitteri üle, siis üks esimesi asju, mis ta tegi, kõigepealt ta lasi sealt suure hulga inimesi lahti. Aga ärilise poole peal ta pani need sinised märgid müüki.
nii et nüüd, mis see summa on, Hans, sul on see $8 kuus, Eestis ei saa, aga seal oli USA, UK, Kanada, Uus-Meremaa, vist oli veel paar riiki, kus sa saad osta $8 eest kuus selle sinise märgi. Täpselt selle sama sinise märgi saad sa lihtsalt osta. Ja sinna tuleb kaasa veel mingisuguseid võimalusi ja nagu Tesla omanikud teavad, et sa saad osta ka tulevasi võimalusi, mida veel ei ole, aga kunagi loodetavasti tulevad su auto külge ja et nüüd siis tulevad loodetavasti kunagi ka Twitteri külge. Ja see on tekitanud väga palju segadust, sest et siiamaani need sinise märgiga kasutajad, on poliitiku pilt juures, eks ole, ja tema nimi ja sinine märk, siis kõik teadsid, et tema on tema. Aga nüüd saab iga jobu $8 eest selle endale osta ja loomulikult nüüd saab palju nalja, sellepärast et on tekkinud väga palju $8 libakontosid erinevatele ettevõtetele ja avaliku elu tegelastele ja kellele kõigele veel. Ja nüüd, kui sa seda Twitterit vaatad, siis see sinine märk hetkel ei tähenda lihtsalt üldse mitte midagi. Küll aga on üks nipp. Kui ma lähen näiteks enda nagu konto peale, enda profiili peale, twitter.com /Henrik Roonemaa ja vajutan selle sinise plönni peale, siis mulle hüppab lahti kastike, kus öeldakse, et this account is verified because it's notable in government, news, entertainment or another designated category, mis põhimõtteliselt tähendab, et mul on see nii-öelda vana tüüpi sinine märk, et ma olen verifitseeritud inimene, sest ma olen avaliku elu tegelane. Nüüd, kui ma lähen mõne muu peale, siis ja seal on täpselt see sama sinine märk, siis ja vajutan sinna peale, siis selle alla ilmub tekst this account is verified because it's subscribed to Twitter Blue, mis põhimõtteliselt tähendab, et see konto on verifitseeritud, sest et see inimene maksab selle eest ja edasine igasugune verifitseering puutub, kes see on. Ja see märk näeb täpselt sama välja. Aga ühed inimesed on saanud selle sellepärast, et Twitter arvas, et nad on olulised inimesed ja nende sellist isikut, nende identiteeti tuleb kaitsta. Ja teised inimesed on saanud selle sellepärast, et nad maksavad Elon Muskile $8 kuus ja sisuliselt peale vaadates võimalik vahet teha ei ole. Ja umbes paar tundi jõudis muide kehtida ka süsteem, et need minusugused nagu vanad siniverelised said halli märgi. Ehk et sul oli kontoris hall märk, mis oli see vana sinine, et see on nii-öelda avaliku elu tegelane hall märk ja siis veel võib-olla sinine juures, et ta maksab meile ka. Aga sellele tõmbas Elon Musk umbes 2-3 tunniga vee peale, nii et neid halle ka nüüd enam ei ole. Nüüd on lihtsalt kõik sinised ja Twitteris on tohutu hulk segadust. Just, et olid hallid, sinised, hallid läksid ära. Muidugi me võtleme ausalt nüüd, et me salvestame saadet natuke enne, kui see nii-öelda avaldub eetris, mis tähendab, et vahepeal võib tulla hall tagasi, sinine kaob ära või tuleb roheline või punane. Segadus on suur küll, jah. Ja tegelikult nüüd kõik muidugi irvitavad Elon Muski üle ja ütlevad, et nii rumal inimene niimoodi peale lennata, nii keerulisele sotsiaalsele nähtusele kui Twitter, et kuidas ta ikka saab või mis me siis arvasime, et mis sealt välja tuleb, et Elon Musk ei ole stabiilne geenius, vaid on ebastabiilne lollpea, eks. Ja mina ei tea, see võib vabalt ka tõsi olla, mina teda isiklikult ei tunne, aga mis ma tahaks nagu öelda on see, et Twitter, ma loodan, et Twitteril läheb nagu hästi, sest et tegemist on täiesti unikaalse kanaliga kogu internetis. Ja teist sellist nagu suurt turuplatsi ei ole olemas, kus sa kirjutad midagi ja see võib jõuda terve maailmani. Seda ei ole Facebookis niimoodi ega mingites teistes kanalites, nii et Twitter on maailma jaoks ja tegelikult ka interneti jaoks väga oluline kanal. Ja teine asi on see, et kuigi see tundub võib-olla nagu rahmitsemine ja tohutu lõhkumine, mis on toimunud viimast nädalatega, siis olgem siiski ka avatud mõttele, et selliste väga radikaalsete reformidega ja kiirete muutustega ongi võimalik võib-olla selliseks aeglaseks jäänud suuri ettevõtteid muuta. Mis tundub nagu lihtsalt rahmitsemine, aga äkki see paneb käima siis mingi uue sellise kasvutsükli ettevõttes. Nüüd ma just ütlen seda selleks, et see võib nii olla. Samal ajal ikkagi, mis on Elon Musk ise öelnud, et on vaja esiteks reklaamiandjate raha ja teiseks on vaja neid tellijaid
ja mõlemate jaoks on vaja, et nad usaldaksid Twitterit, et see oleks nagu stabiilne keskkond, nii et see on hästi-hästi keeruline aasta. No ja aga täna ta on saavutanud midagi täiesti vastupidist, et ei usalda kasutajad, ei usalda reklaamiandjad, keegi ei ole rahul ja selline hirmus segadus on lihtsalt sündinud. Mille tulemus on see, et viimase nädalaga ma olen vaadanud, paljud on kolinud linnu äpist elevandi äppi ehk elevandi äpp on siuke asi nagu Mastodon. On selline detsentraliseeritud ja vabavaraline Twitteri kloon. Kas sa oled seda vaadanud või? Ma installisin äppi ja kaugemale ei jõudnud, räägi. Ma tegelikult ei oska öelda, kui raske või lihtne sinna sisse pääseda, sest et ma tegin 3 aastat tagasi sinna konto. Seal ei olnud mitte kedagi, sest 3 aastat mul seisis see konto ja nüüd ma logisin jälle sisse ja vaatasin, et sinna on tekkinud parasjagu rahvast. Ütleme, et ma jälgin Twitteris X inimest ja nendest umbes veerand on seal või siis 10. Nii et ikkagi on. Aga iga sotsiaalvõrgustiku nagu iva on selles, et kui seal on inimesi, siis ne tuleb veel, kui inimesi ei ole, siis ei ole. Ja päris palju need Mastodoni kontosid on sellised, mis automatiseeritult kopeerivad selle inimese päris Twitteri säutuse. Et ta nagu peegeldab see, mis ma Twitteris kirjutan, on siis pandud sinna ka üles, et sa nagu suudaksid siis mõlemas kohas olla aktiivne. Ehk siis ma hetkel veel ei usu, et see Mastodon mingit uut lendu teeb. Mäletate küll, nüüd Facebookil on vahepeal delete Facebook kampaaniaid, kus rahvas ütleb, et me teeme lõppu, meile ei meeldi Mark Zuckerberg mõne skandaali järel, aga see asi hääbub kiiresti, nii et Mastodon on, kes huvi tunneb, võib ju vaadata, see on natukene keeruline, seal on erinevad serverid, kuhu sa oma konto pead tegema, et siis osa inimesi, keda sa jälgid on ühes serveris, osa inimesi on teises serveris ja siis see on ikkagi, nõuab vähest pingutust, aga vähemalt on valikut. Meil on Eestis paralleelselt juba mitu aastat käimas natukene sarnane asi nagu Elon Muskil Twitteriga ja selle nimi on Luminori pank. Ja see on nüüd uuesti sel nädalal esile kerkinud. Ja just praegu, kui me hakkasime salvestama, ma leidsin Facebookist järjekordse postitus, kus keegi küsis, et miks me sellest Luminorist räägime, et miks üldse keegi peaks selle klient olema, eks? Ja siis ma mõtlesin, et aga tõesti see jama on käinud aastaid ja viimane jama oli see, et mingitelt inimestelt võeti kodulaenu umbes mitu korda kontolt ära ja maksed ei lähe läbi ja raha kaob kontolt lihtsalt ja sa võid olla, ma ei tea, toidupoes on ju ja Luminori pank on su raha ära võtnud, saad aru, et see on absurdne ja mõtle, kui palju on pidanud Luminori pank aktiivselt vaeva nägema aastaid ja inimesed ei lähe ära. Eks, nad võtavad sult isegi raha ära. Ja ikka sa ei lähe ära. Ja sa ikka ei lähe ära. Et kujuta nüüd ette, mis peaks, mida peab tegema Elon Musk Twitteriga, et need inimesed sealt läheks ära, nad ei lähe. Ja mõned lähevadki, eks, aga väga paljud ei lähe ja eriti nad ei lähe kohta, mis on keerulisem, nagu see Mastodon, mingid serverid, mingid, ei on ju. Et ma arvan, et Elon Musk peab väga kaua, väga palju vaeva nägema selleks, et Twitterit tappa ja tal tõenäoliselt ei ole ka eesmärk seda teha, eks. Keegi ütles Mastodoni registreerumise kohta, et see on nagu sa tahaksid astuda ühes teises riigis välisülikooli, aga kõik ankeedid on selles võõrkeeles, mida sa ei oska. Siis on mõtlema, et kus mis ankeed täita, kuidas edasi minna, et see on keeruline. Nii et jah. Nii, eks siis vaatame, kaua see masin. Ja tegelikult veel, ma selles mõttes nagu tahaks ikkagi Elon Muskiga, mitte tegevuse, aga vähemasti idee toetuseks öelda, et kõigil on ikkagi olnud nagu aastaid aega, seda kõigil nendel kasutajatel, kes praegu vinguvad, kes ei ole rahul ühe, teise, kolmandaga, ei taha maksta, ei taha reklaami, no midagi ei taha, eks ole, tahaks lihtsalt seda Twitterit, see on mingi kommunistlik nagu lähenemine, et kõigil on olnud aastaid aega aidata seda Twitterit mingil moel ise paremaks teha, eks, et anda neile raha, subscribe ida nende teenustesse, osta sealt reklaami. Kui see tõesti nii kohutavalt oluline nende elus on, nüüd nagu inimesed räägivad, et ma ei saa oma tööd teha ilma Twitterita, see on kogu minu elu, eks, ole hea inimene, pane siis äkki õlg alla ja nüüd, kui on tulnud keegi, kes seal midagi teeb, et nüüd ei meeldi, aga nüüd on nagu hilja, ma arvan, ei ole mõtet viriseda, vaid ma arvan, et selle koha peal tuleb pidada hinge kinni ja loota, et mida iganes see Elon Musk teeb, äkki see pime kanal leiab tera ja kogu sellest jamast tuleb sealt ikkagi välja midagi mõistlikku, mis teeb Twitterist sellise jätkusuutliku projekti, ja et ta kannaks oma seda rolli väga-väga pikalt veel internetis edasi. Ma tahaks lohutada siia ka neid inimesi lõppu,
kes ei kasuta Twitterit, et tegelikult on ilma selletagi elu, et näiteks mina olen tõestus, ma ei ole veel surnud, aga ma ei kasuta Twitterit. Ma vahel kahtlen, kas Glen on olemas, sest et ta ei ole Twitteris, aga siis ta tuleb meie saatesse, nii et jah. No jah, näiteks teistpidi ütleme nii, et mina jällegi suhtlen Messengeris, mis on siis Facebooki omanduses ja seal ma ei näe jälle Hantsu millegi pärast, ma ei tea, kas ta on seal. Aga siis ma ilmun siia saatesse. et on kohti, kus on inimesed ja kus neid ei ole, nii et eks see on siuke valikute küsimus, et kuhu sa oma elu laotad ja kus sa ennast siis tunned, et see on hästi oluline, nii et kuule, aga Glen, kui sa sõna võtsid, lähme tegelikult selle teema juurde, mida sa oled siin öelnud, et on ikkagi sinu käes mingit uus toode, mis on sulle avaldanud mõju. Sina, kes sa kuulad igasuguseid klappe väga palju ja tunned neid kõiki oma kõrvadega, siis nüüd on sul Bose klapid, mis on erilised. No nad on selles mõttes erilised, et nad on osutunud lihtsalt nagu erakordselt heaks. Et ega muud erilist ei olegi neid, me räägime siis nööpidest või kuidas me ütleme, need nupud, nööbid, need on aga väiksed jublakad, mida sa paned kõrva, mitte siis klapid, mida sa paned kõrva peale ja mis on sangaga, nagu täiesti juhtmevabad klapid ja kui nende nimi oleks mul nüüd ära suure ärevusega, et need on ilmselt mingid Bose klapid need on, et Bose mingid True Wireless või mis iganes wireless ja seal nagu võtmesõna, et see on 2. Ehk et tegelikult see eelmine mudel juba on Bosel olnud siin saadaval vist vaata, et vähemalt 2 aastat, kui mitte rohkem. Ja nüüd siis saabus uuendus ja nad on lihtsalt esiteks, ma räägiks nagu helist kõigepealt, et kui ma ikkagi siin, just hiljuti rääkisime ka ju Apple'i klappidest, eks ole, ja AirPodsidest uutest ja ma olen siin kiitnud kogu aeg Samsungi Galaxy Buds Prosid eelmisi küll, tõsi, mul on ka prooviks Samsung Galaxy Buds Pro 2, aga nendest ma täna ei taha rääkida. Et nende heli olen ma ikkagi kiitnud kogu aeg ja Apple'i heli me nüüd väga palju ei kiitnud, aga saime aru, et podcastide jaoks sobivad nad väga hästi. Siis need Bosed kõlavad, nad kõlavad nii ebareaalselt hästi, et ma ei saagi aru, kuidas see tulemus on saavutatud, et sealt tuleb väga palju sellist madalat bassi, aga see ei sõida teerulliga üle nagu muudest helidest. Seal on väga palju sellist mõnusat avarust ja selgust ja kogu see helipilt on lihtsalt niivõrd meeldiv, et kui sa kuuled mingeid vanemaid salvestusi on nad piisavalt tüsedad ja kui sa kuuled mingeid uusi, mis on muidugi väga bassirohked, siis see bass juba on tõesti kohati võib-olla ka liig, aga seda saad equalizerist maha keerata, seal on 3-rübaline equalizer ja mis nad võib-olla siis teevad teistest omalaadsetest mõnes mõttes erinevaks, et Bose tegelikult on kogu aeg olnud sellise disaini mõttes nagu selle raja peal, et nad ei ole nagu ainult lähtunud sellest, et see kõrvaklapp või nööp tuleb siis kõrvakanalisse nagu suruda nagu kork pudeli peale, et need eelmised olid lausa selliste nagu väikeste niisuguste nagu tiivakeste, või nad nägid välja nagu natuke mingisugused anatoomilised seadmed ehk et ta ei läinud sinna kõrva siis nagu päris nagu sisse nagu siuke nagu tavaliselt nad lähevad vaid jäi siis selle kõrva, mis iganes seal on, et keerud ja muud asjad inimese kõrva küljes. Et see tiivake siis toetus sinna ja seetõttu siis püsis ta seal kõrvas nagu surumata kindlamalt. Need uued on tegelikult nagu jäänud sama disaini loogika peale, aga enam ei ole nagu seda tiivakest, aga lihtsalt see väline korpus on ka nagu nii palju niisuguse kummiservaga nagu ääristatud ja seda kummiserva saad veel valida, seal on karbis erinevas mõõdus, et kui sul juhtumisi on siis hästi imepisikesed või suured kõrvad, sa võid panna sinna mingisuguse pisema või suurema kummiserva. See mudel, millest sa räägid, see on, kui ma nüüd loen tooteri või õieti, peaks olema Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Ja Quiet Comfort, just True Wireless. Ja tal on ikkagi siis nii-öelda aga kummiotsik, mis läheb ikka kuulmekanalisse. Tal on, aga see kummiotsik ei pea, ta ei püsi paigal siis ainult selle kummiotsikuga, ma tahan just seda öelda, et enamik teised kuulerid või klapid või nööbid püsivad paigal selle kummiotsikuga, aga seal nagu natuke aitab siis ka seda nagu püsivust ja kogu seda asja seal kõrvas parandada just see välise korpusega, see kummiserv, nii et ühesõnaga selle mõte on see, et sa ei pea seda vajutama kõrva, et tavaliselt siis on ülikriitiline nende nööpide puhul, et oleks seal kõrvas võimalikult hermeetiliselt, summutaks siis heli, oleks bass hea ja kõik see asi toimiks, et kui ta ei lähe sinna nii hästi sulle kõrva, siis kohe on asjad halvasti, et mõnel mudelil on see nagu kriitilisem, mõnel mudelil vähem, aga üldiselt ikkagi selline üldistus on, et need nööbid peaksid istuma sul kõrvas hästi, sellepärast need otsikud on seal komplektis ju ka alati mingid mõned, kui mitte rohkem on ju. Ehk et aga selle Bose sa paned tegelikult kõrva nagu täiesti suvaliselt, loomulikult sa võid teda natuke seal pressida, nikerdada, et oleks seal paremini, sa ei pea nagu sellega vaeva nägema, sa lihtsalt paned ta plopsti omale sinna kõrva
ja siis kohe nii kui ta sinna kõrva pistetakse, teeb ta kalibreeringu, ta laseb sellise mingisuguse krooksu sulle kõrva ja sellega ta nagu saab aru kohe, kui hästi see kuuler kõrvas on ja ta ei hakka nagu riidlema, et palun pane paremini või mis iganes, ta lihtsalt saab aru, et ma panin täna nii ja nüüd siis on see nii ja ta teeb selle krooksu mõlema nööbiga ja nii ongi ja siis lihtsalt see heli ongi nagu erakordselt hea ja samal ajal need sammud ega ei kõmise, kui sa oled omal väga hermeetiliselt pannud asjad kõrva, siis reeglina on siuke, tead kõik see sammu kõmin ja mingisugused kõhukrooksud kostavad sulle pähe ja kõik see kumiseb, on ju, aga seal seda efekti ei ole. Et nagu kokkuvõttes lihtsalt, see on nagu niivõrd erakordselt helge kogemus, et sa ei pea pressima, sa ei pea nende otsikutega jahmerdama ja nad kõlavad nagu metsikult hästi ja loomulikult, kui sa nüüd paned nad ikkagi korralikumalt omale kõrva, saad vähe tihedamalt nad sinna pressida, siis ka mürasummutus on tegelikult erakordselt hea. Et ta jääb küll minu hinnangul natuke alla nendele kiidetud AirPodsid Pro 2-dele, aga mitte nagu palju ja siin nii mõnedki teised reviewerid, arvustajad lausa ikkagi kiidavad neid isegi rohkem ja ütlevad, et vaata, et on paremgi. Ma nagu seda päris ei ütleks, et võib-olla ma siis ei vajuta neid nii kõvasti omale, eks ole, kõrva. Aga muidugi on natukene suuremad, nad on nagu nad ei ole siis nagu nii miniatuursed, et kui sa siit karbist välja võtta, et ta ei ole veel päris nii väike, kuna see välise korpuse osa siis on natuke suurem, aga mitte midagi üldse hullu. Ja samamoodi juhtimise koha pealt ka, et kasutamise mõttes heli valjust, tugevust saad muuta ka libistades seal peal, nagu nüüd viimasel ajal kombeks on, et ei ole ka seda piirangut, eks ole, ja äpp on seal nagu ikka ja sealt saad siis, nagu ma ütlesin, kolme sagedusriba tuunida ja mingeid asju saab veel teha nagu see nagu tavapärane on, et seal ei ole nagu midagi puudu ja ei ole midagi erakordselt, et ühesõnaga, hinnaklassilt on nad samad nagu AirPods 2. 300 eurot. Jah, aga esiteks ka Androidi maailmas ei ole seal mingeid piiranguid ja teiseks nad lihtsalt kõlavad nii erakordselt hästi, et mul ei ole sõnu ütlemaks, kui hästi nad kõlavad, et lihtsalt praegu ikkagi pika puuga ei ole, ma ei ole mitte ühtegi sellist nööbipaari näinud, mis nii kõlaks ja mitte ainult nööbipaari, et see kõla ei konkureerib vabalt ka suuremate klappidega, et Bose on sellest nad on tehtud väiksemaks kõvasti võrreldes eelmiste mudelitega on seal karp on vist kolmandiku väiksem ja klapid ise on veel isegi vist rohkem väiksemad, et nad olid suhteliselt kobakad, samamoodi nagu olid suhteliselt kobakad need Sony, mis iganes VH1000XM midagi. Bosed olid eelkõige just kobakad tänu selle oma tiivakese konstruktsioonile ja nad olid nagu siuksed aga muidugi, kui ma paneks siia praegu kõrvale, mul ei ole nüüd siin kohe võtta Apple'i karpi, see karp on nagu suurem, et AirPodsid ja siin igasugused AirPodsid ja mis iganes muud teised tootjad ikkagi on nagu väiksemates karpides ja väiksemad. Aga tead see, ma arvan, et see, kui me ei räägi nüüd sellest, et üks karp on poole suurem kui teine, et siis ma ei tea, kui ta mahub teksade taskusse, siis ongi juba kõik hästi, eks, et kus sa sellega nagu, sa ei kõnni, ma ei tea, käes see varp või midagi, et aga kogu aeg oleks. Ma vaatasin, huvitav on see, et need erinevad kummiotsikud on, ikka tulevad nende nööpklappidega kaasa, et sa saad oma kõrvale sobivad leida, aga nendel QC AirPods 2-del on siis ka lisaks veel mitte otsikutel, vaid need kummirõngad, mis lähevad selle korpuse, mis siis kõrval estas hoiab. Just need ongi need nagu nii-öelda servad või mida ma mõtlen. Aga kui palju sa nagu enda kõrval need siis, ma ei tea, katsetasid, et millised need õiged sulle on? Ma ei katsetanud neid, mis siin küljes olid, ma kahtlustan, et need on ilmselt keskmised, mis siin küljes on. Ja mul ei olnud midagi siin katsetada, sest kõik oli nagu jube hea, et tihtipeale lihtsalt ongi nii, et ma võtan mingisuguse uue mudeli, panen ta nende keskmistega kõrva ja siis torgin ja väänan ja vannun ja ei tule midagi ja siis ma alles hakkan neid nagu vahetama, aga siin ma ei näinud üldse põhjust, et ma midagi tahaks vahetada, et ma lihtsalt, nagu ma ütlen, neid ei pea kõrva pressima, et see oli ka need eelmiste Bosedega muidugi nii, et minust see on sellise disainilahenduse nagu väga suur pluss, et ta on võib-olla natukene kobakam, aga ta on nagu palju sõbralikum kõrvas. Nii et naljakas on see, et ma vaatan poest, need QC AirPods ühtesid siis müüakse ikka veel 280 euroga, et see, mida sina praegu räägid, see ikkagi tundub, et see on nagu jõuluvana kingikoti mõistlik valik, et miks seda veel vana põlvkonda müüa üldse. No jah, et ta veel olemas on, et mul ei olegi seda vana põlvkonda võrdluseks ka isegi siia kõrvale panna, olgu, et ma kunagi kuulasin ja testisin, et Bose, tegelikult need nööbid on olnud alati suhteliselt hea heliga, ma nagu üldistavalt
mäletan seda, aga need tõesti noh, ma ei hakka ennast jälle nüüd kordama sama jutu otsast peale rääkima, aga noh, ma just hindaks nagu seda loomulikkust seal puhul, et nad ei tundu keemilised, nad tunduvad hästi avara soundiga ja nad ei kumise ja samal ajal see bass, mis sealt tuleb, et see üllatav on just nimelt see, et ma olen nagu harjunud sellega, et ma peaks need nööbid kõrva pressima või saama selle fiti nii-öelda jube täpseks, vot siis on hea bass. Aga nende puhul ongi nii kummaline, et sa paned lihtsalt nagu kuidagi niimoodi lohvakalt omale kõrva niimoodi läks ja ossa imet, et siuke tunne on, et mis nüüd sai, et kuidas see võimalik on, et sealt kostab nii palju sellist mõnusat, nagu ülimadalat bassi just nimelt, mitte siis seda niukest 100 hertsi pluss, kes hertsidest orienteerub, vaid pigem seda 100 hertsi miinus ehk et just seda kõige madalamat, nii et ja ma kujutan ette sellega mingit filme vaadata, mida ma küll ei ole teinud, et võiks olla väga äge, kus ikka on sellised korralikud põmakad ja jumakad ja siis võiks ikka väristada sul nagu täiega nii-öelda pead ja võib-olla muudki, et see kõla on väga veenev. Nii et tõepoolest sellised nööbid on Bose valmis teinud, et mulle jääb üle ainult mõelda, et milline siis võiks nüüd veel järgmine olla, et kui mingi asi tehakse nagu kõla poolest väga heaks, siis tekib alati see oht, et noh, sa ei saa enam seda poolt parandada, sest ega inimeste kuulmine ei muutu, et siin ma just vihjasin ka ennem, et mul on need Galaxy Buds Pro 2 siis jah, et väga olen ma kiitnud Galaxy Buds Pro ühtesid või neid esimesi ja teiste puhul ongi näha, et Samsung on natuke seda vinti just nagu üle keeranud, et nad on pannud sinna, nad on teinud seda heli, noh, ta ei ole ainult paremaks, ta on läinud natuke säravamaks, natuke nagu tüsedamaks, aga samal ajal natuke niisuguseks kõhnemaks, et esimeste heli oli iseenesest nagu naturaalsem, et see ongi nagu hea näide, et sa ei pea tegelikult parandama nagu sellist asja, sest kui sul on midagi, mis on seotud inimese füsioloogiaga, siis paraku, kui sa saad nagu täpselt pihta sellele õigele sagedusele, õigele ribale, siis see nii ongi, sest ega samamoodi, kui sa vaatad mingit kõrvaklappe, mis on siis siin juhtmega, klapid, ütleme sellised lahtised, nagu me neid nimetame, kus siis ei ole suletud korpus või mis iganes, stuudioklapid, klassikalised kinnise korpusega klapid, neid on ju toodetud siin sama Sony MDR 7506, need on toodetud üle 30 aasta, mis oli mingi 90 alguses, kui tuli, et lihtsalt ei olegi, mida sa muudad asja, mis inimese kõrvaga kõlab hästi, et Bose on selle koha peal küll nagu nii täpselt saanud nüüd sihikule pihta, et see on täitsa nagu ebareaalne, et ainult teistel tootjatel jääb üle nüüd pingutada, et kas midagi samaväärset nagu teha. No kõva sõna, ütleme selle aasta kõrvaklapi uudiste lõpetuseks. Vaatame edasi, meil on nüüd võib-olla aeg rääkida ühest lubadusest, mida meil siin mitu nädalat oleme juba lubanud ja pole välja käinud ja asume asja juurde. Nimelt me ei mäleta, kust meil lubadus alguse sai, küll aga sisu on selles, et Glen, sina ennekõike ja mina sõitsin kaasa, proovisime Eesti aasta autot 2022, on mul õigus? On see nii või? Ma ei oska, julge siin kommenteerida, võib-olla on. Kohe vaatan, kas mul on õige, aga selle auto markemudel on Kia EV6 ehk siis Kia elektriline, mis ta on? Mis kere tüüp ta on? Ta on suure pirakas auto. Ta ongi Kia EV6 ja ta on sellise kere tüübiga, mis nagu kaugelt vaadates vihjaks sellisele suhteliselt sportlikule liikurile, aga mis lähedamal vaatlusel osutub ikkagi parajaks vaalaskalaks nii-öelda või ikkagi suureks, et auto inimesed kindlasti teavad teda väga hästi, et ta on Hyundai siis Ioniq 5 nagu kaksik, ütleme siis nii, et nad on tegelikult jagavad. Seal ma panin puusse, kuna aasta autoks võeti Ioniq 5 selle aasta autoks, aga see on siis selle aasta auto kaksik õde, vend. Jah, et ta tegelikult siis platvormilt, olgugi et seal vist on marginaalsed erinevused küll mingis teljevahes, aga põhimõtteliselt kogu see elektroonika, elektrika pool on tal siis tegelikult suhteliselt, et mitte öelda täpselt sama ja on ta ka seest nii-öelda menüüd, kasutusloogikad ja kõik see pool ka, et tegelikult on siis väga sama auto, aga ta on ikkagi teises võtmes, teises kastmes ja selle arvelt siis ka mõnevõrra erinev, ütleme siis niimoodi. Aga austades minu jaoks kõige üllatavam oligi see, et kui kes on seda Hyundai'd näinud linnas ja kindlasti ära tundnud, et ta on selline
silmatorkavalt eriline elektriauto oma välimuse poolest ja kuigi võib-olla tundub nagu selline väga täispuhutud Volkswagen Golf natukene, aga see EV6 on nagu tavalisem auto väljast. No jah, pigem nagu võib-olla miks sellest EV6-st üldse ka nii pikalt või siis võiks rääkida, et mis see tema selline nagu ägedus on, et kuna Ioniq 5 iseenesest oligi ja ongi selline väga ägeda disainiga, väljapaistva selles mõttes, et tõesti kõik on väga õnnestunud ja ka väga heade sõiduomadustega ikkagi suhteliselt ja väga paljudele inimestele selle tõttu väga meeldis, siis EV6 nagu üritas siis seda Ioniqu kuvandit nagu lükata natuke sellises sportlikumas suunas või isegi võib-olla päris palju. Ehk et see kere ja kujustus tehti ikkagi palju niisugune nagu agressiivsem, ütleme niimoodi. Aga kas ta nüüd on nüüd ilusam, seda otsustab iga vaataja, et ma pigem ütleks nii võib-olla, et selle Ioniqu puhul Hyundai'l kuidagi õnnestus jube hästi nagu see stiili tervik tabada, et just nagu sa ütlesid, et oli sihuke vanemat sorti Golf nagu natuke või Audi või mis iganes need sellised omaaegsed siuksed ilma tagumikuta masinad olid, sellised kandilised ümmargused suhteliselt lihtsa välimusega, siis EV6 puhul on ikka disain läinud nagu selliseks, et tunda on, et disaineritel on nagu, ütleme, käed on nagu hoogsalt käinud selle pliiatsiga, et teeme siia mingi kaare ja teeme siia mingisuguse asja ja et ta võib-olla näeb välja mõnes mõttes äge, aga teistpidi nagu on tunda, et sellist väga ühtset visiooni seal minu arvates nagu ei ole, aga samal ajal jah, see kõik on nagu vaataja silmades, aga sõiduomadustelt ka, mis siis nagu võib-olla mõnes mõttes nagu huvitav on, et see auto natuke toob välja selle minu jaoks sellise elektriautode trendi mitte kõige võib-olla parema omaduse üsna nagu värvikalt, et kui ta välja näeb selline sportlik auto ikkagi, eriti kaugemalt vaadates, siis temaga sõitma hakates on üsna ruttu aru saada, et ta on nii raske, et pigem on ta ka väga mõnus sõita otse, sest ta sõidab väga kiiresti otse, tuleb tunnistada. Et see konkreetne meie proovitud versioon kiirendab seal 100-ni umbes 5 sekundiga, on olemas sellest veel kiirem ka 3,5 sekundi versioon, mis siis selgelt trügib siin juba teiste konkurentidega väga nagu tasavägiseks. Aga juba selle masina puhul oli nagu selgelt tunne, et seda jõudu on tal tegelikult selle veermiku kohta minust nagu liiga palju või okei, kui ma kuskil trassil kiirendan, miks mitte, see on nagu äge, et mul on selline suur elevant, kes on nagu steroide tarbinud ja siis nii kui sa teda kuskilt nõelaga torkad, siis ta ka sööstab, eks ole. Aga kui sa nagu seda kerekujustust ja kõige vaatad, siis mul nagu eelarvamus oli, et justkui, et see on nagu selline auto, millega siis on äge ka käänulisel teel sõita, aga nagu tuleb küll tunnistada, et siin saabki nagu öelda, et kuna elektriautod on nii raskeks läinud tänu nendele suurtele akudele, siis see ligi 2-tonnine või et mitte öelda isegi rohkem olenevalt selle mudelist, see mass on ikka nii suur, et tõepoolest on seda nagu raske ilmselt taltsutada, et mõni tootja on saanud sellega hakkama paremini, mõni võib-olla mitte nii väga hästi, et olemuslikult elektriauto puhul on äge, et akud on all või nii-öelda madalal, et raskuskese on tal tegelikult madalal, aga kuidagi kokkuvõttes oli jah, selline tunne, et pigem sellise konarliku tee peal see auto põrutas ja siledama tee peal ta lihtsalt õõtsus. Et üldse ei olnud sellist, et auto ja minu tagumik on nagu üks asi kuidagi, vaat see pool jäi nagu kripeldama, siis ütleme nii, kogu selle muu sellise elektrilise ägeduse kõrval. Aga mis on, ütleme, oluline välja tuua, miks ta esindab seda uut põlvkonda elektriautodes, mis on nagu energeetika mõttes nii-öelda, kuidas ma ütlen, täisväärtuslikud, et me ju räägime kogu aeg sellest, et elektri hind kõigub börsil, on äärmustes, sul on vaja seda koguda ja saata, et kus sul kodus juhid oma tarbimist või muul moel, siis kui sa ostad auto, mille sees on üks kolakas aku, siis tegelikult miks mitte seda elektrit kasutada ka äkki muul otstarbel. Ja see on, ma saan aru, sisse ehitatud on see võimalus, et sa saad sellest akust võtta voolu muude asjade toitmiseks. Kui sa oled ta näiteks täislaadinud odava elektriga. Kui ma nüüd õigesti mäletan, kas ta mul mitte ei olnud kohe väljas, auto väljas kere küljes ja on pistikupesa? Tal on tegelikult ikkagi selline, käib selline nagu, selle samasse laadimisauku paned sa siis sellise adapteri, mis siis sellest ja saad panna sinna siis pistikuga laadimisaugust võtab selle nagu toite välja, aga ta ütleme, et sinnapoole see suund nagu selgelt läheb, et siin Volvo alles hiljuti
esitles oma täiesti uut sellist elektrilist linnamaasturit, kus siis sama jutule pöörati üsna palju tähelepanu ja juba ka ikkagi selles võtmes, et auto võikski sul olla siis kogu aeg elektrivõrgus nii-öelda, kas ta siis laeb või mitte. Ja siis see tarkus seal sees, nagu teeb ka Gridio äpp, eks ole. Et see tarkus siis seal sees ütleb, kas parajasti auto siis müüb elektrit võrku või ostab elektrit võrgust. Ehk et sul ongi auto kogu aeg selle laadimiskaabli otsas. Kui elekter on kallis, siis auto vaatab, et näed, teeme businessit ja anname elektrit ja kui elekter on odav, siis ta imeb seda sealt endale sisse, et seda loomulikult täna sellise lahenduse puhul ei juhtu EV6-ga, aga küll, aga tõesti saad sa sealt siis võtta elektrit, kui sa lähed kuskile matkale või sul kaob kodust elekter ära või siis on see võimalus tegelikult täiesti olemas, et see on siis ka Ioniq 5-l, et tuleb öelda, et täna ikkagi olgu, et elektriautos on turul palju, seda omadust ei ole üldse veel paljudel, küll on siin paljud tootjad lubanud seda nagu tänastele mudelitele siin mõned tarkvara uuendustega tuua, eks ole. Aga jah, seal jääb natuke muidugi küsimus, et kas sellisel kujul, et kas ta nüüd on selline suur müügiargument, et loomulikult, kui meil oleks kogu aeg mingid elektrikatkestused, siis ilmselt kindlasti oleks, et võib-olla sellises heaolu ühiskonnas, kus me ikkagi harjunud oleme, et elekter on kogu olemas, et vaevalt sa nüüd täna nagu selle otsuse põhjal siis jätad autot ostmata või ostad, eks ole, aga muidugi tuleb tunnistada, et ta on suhteliselt ikkagi ka kallis, et siin paljud on öelnud, et miks ma peaks Kia eest nii palju maksma, eks ole, kui ma saan siin juba võib-olla sama raha eest mõne sellise, mis iganes euroopalikuma brändi või mida, et siin võib jällegi vaielda, et need autohinnad muidugi hiilivad kogu aeg ülespoole. Nii on. Räägime võib-olla veel, jõuame rääkida mõnest teemast veel ja kui me oleme nüüd pööranud korra autodelt ja klappidelt teema pöörama korraks sellisele sõpradele, kelleks on virtuaalsed assistendid. Ma tahtsin öelda juba Alexa, Siri ja nii edasi. Väga huvitavad teated tulid Amazoni siis mitteametlike plaanide kohta, ehk siis mitte mis Amazon ise on välja öelnud, aga küll on lekkinud nende selline kärpekava meediasse, mille ühe osaks on see, et Alexa kutsutakse vestlusele ja küsitakse, et kas ta on oma tööga hästi hakkama saanud või mitte. Ja võib-olla hakkab Amazon seda äri kärpima. Sellepärast, et sinna on läinud väga palju raha sisse ja palju vaeva, aga vähe villa. Täpsemalt on siis üks nendest Amazoni säästukavadest on see, et tõmmata kogu Amazoni seadmete äri koomale, kuhu mis on viimastel aastatel teeninud miljardeid dollarit siis tegevuskahjumit, et pole raha sisse toonud, kuigi on Amazon toonud rohkem välja seadmeid häältuvastusega, kui ma ei tea, mul ei tule silme ettegi, küll on need häälkõlarid, igasugused kaamerad, igasugused muud seadmed pluss investeeringud. Aga tuleb välja, et see, et me kõik kasutame häälassistenti, ei ole muutunud nagu peamiseks viisiks, kuidas me suhtleme tehnoloogiaga. No samas siin... Amazoni murest võib ju nagu aru saada, eks, et nad millalgi läksid sinna riistvarasse ja mingis mõttes nagu ei tea miks ja mingis mõttes tundus see kõik hästi sellise suure visiooniga olevat, aga nendest rääkivatest silindritest ei ole ju midagi saanud ja tõenäoliselt seal Amazoni üks ideid oli see, et kui see muutub arvutiga suhtlemise oluliseks kanaliks, siis on väga hea, kui nad on elutoas ja köögis olemas, kui sul saab kätekuivatuspaber otsa või nõudepesu vahend otsa, siis sa ütled kohe sellele silindrile, et kuule, et ma ei tea, telli mulle või pane mu ostunimekirja või, et see kindlasti tundub loogiline ja tõenäoliselt Amazoniga isegi toimiks niimoodi, aga inimesed ei tee seda, ma ei usu, et see oleks massiline, muidu nad arendaksid seda endiselt kõvasti edasi ja me näeksime seda kuidagi palju rohkem, aga mäletatavasti Apple oli ju see, kes tõi välja oma need nuti või mitte isegi nuti, vaid põhimõtteliselt kõlarid, mis olidki ainult nuti, eks, et millega saigi nagu suhelda ainult rääkides ja eriti mingit muud moodi sinna ju muusikat sisse ei saanudki, eks, et
et see kõik oli see selline mitme aasta tagune unistus ja noh, täna on Amazon investorite päris tugeva surve all, et aktsiahind on ikkagi kõvasti kukkunud ja neil seal majandustulemustes midagi rõõmustavat näidata ei ole, et kindlasti järgneb praegu suhteliselt agressiivne kulude kokkuhoid. Ja neil on neid riistvara asju ju veel, eks, et mingisugused nutikad kaamerad ja ma ei tea, mingid droonid, mis mööda kodulingil peaksid lendama ja mis kõik veel, et ju need on tehtud nagu sama mõttega, et saada tarbija koju oma silmad, kõrvad ja käed. Aga ei tundu küll praegu, et neile sellest kuidagi eriti palju kasu oleks või et tarbijad õudselt palju nagu tahaksid seda Amazoni enda koju lasta, nii et see ilmselt märgib see, ma arvan, tõdemust, et asjad ei tulnud päris nii välja, nagu me tahtsime. Ma arvan, et ja ongi kõik. Ja ma arvan, et ka see, millest sa tegelikult alustasid, on nagu oluline tähelepanek, et nad on kodudes ja me kuulame muusikat sealt või noh, nad on jäänud selle kõlari rolli, aga see, sa kui ütlesid, et sa tellid selle kaudu juurde nõudepesu vahendit või ta on mul põhiline mingi e-kaubanduse kanaliks saanud, see häälkõlar. See on nagu raskesti usutav või siis pole ilmselgelt nii teostunud. Ma ei ole kuulnud tõestusmaterjalina ja ma ei näe ka Amazoni majandustulemustest seda. Aga samas siin võib neid aspekte on jah muidugi mitu, millel võiks veel heietada, et natuke see ongi nagu selline isejuhtivate autode teema ka, et võib-olla see tehnoloogia, kui ta alguse sai, siis ma ei räägi isegi ainult nagu Amazonist, vaid oli see Apple'i Siri ja teised, eks ole. Et seal tundus, et nüüd see pomm nii-öelda plahvatab või see pauk käib selles mõttes väga laialt, et inimesed hakkavadki kõik häälega suhtlema ja muidugi meil siin eestikeelses maailmas ilmselt on seda, me oleme natuke nagu kõrvaltvaatajad, et meie jaoks ju eesti keeles me ei saa ühegi nendega vabalt üldse suhelda ja kui see eestikeelne suhtlemine oleks, võib-olla see võib-olla oleks hoopis teine pilt meie jaoks, et aga ingliskeelse maailma jaoks on väga raske muidugi kaasa seda rääkida, aga mul on jäänud nagu kõrvaltvaatajana ikkagi tunne, et see tehisintellekt või mida iganes seal nimetada, ta on nagu saavutanud mingi taseme, aga seal on nagu selline, ma ei tea, kas on õige öelda klaasist lagi või seal oleks nagu midagi ees, kus seda järgmist nagu korrust ei ole tulnud. Ehk et juba mitu aastat nad on ju sellised, nad saavad nagu mingil määral aru ja tegelikult ikkagi mingisuguses vestluses on nad täiesti ägedad või noh, kui nad tulid, me olime kõik vaimustuses, kuidas me saame öelda, et aja mind üles mingi 8 tunni pärast või mida iganes, eks ole. Aga tänaseni ikkagi nad ei ole ju sellised inimlikud partnerid, et kui sa ilmselt hakkad sealt häälega oma nõudepesu vahendit tellima, siis see lõpeb mingi kaosega lõpuks võib-olla ja palju lihtsam on sul minna ja hiirega lohistada see pudel ostukordi või poodi. Sa lähed ikka arvuti taha, jah. Et see on nagu see koht, kus praegu ja sama nagu selle isejuhtivad autode puhul natuke tundub, et kusagile maani tundus, et see läheb nagu mürinaga see kõik, et me tegime otsa lahti ja nüüd, kus meil hakkab möllama kogu see tehisintellekti poole, võib-olla teine asi on ka see, et ega paljudel inimestel ei meeldi võib-olla üldse palju rääkida, et tänapäeva noored kõik toksivad sõnumeid on ju ja noh, miks ma peaks siis oma kõlariga kodus rääkima, kui ma sõbrale saadan sõnumi. Et siis sama hästi ma võin juba toksida ju kõlarile või sellele assistendile ka sõnumi ja öelda, et palun too mulle see nõudepesu vahend, et see on võib-olla teine pool, et meile nagu tundub nagu tegijatele kohati, et inimestele õudselt meeldib rääkida ja kätega vehkida, aga tegelikult meeldib inimestele kirjutada ja hiirega lauda rullida, eks ole. No need on ülepaisutatud ootuste tagasitõmbamine, sest no ma võin ütlema enda näitel, ma tõesti kasutan seda hääljuhtimist, kas just iga päev, aga iga nädal küll, ütleme, mitmel päeval nädalas ma teen midagi, kas mängin muusikat või palun helistada kellelegi, aga ta ei ole minu jaoks peamine kanal kindlasti. No vaata, kui sa helistada palud kellelegi, siis Eestis, kuidas sa ütled helista kellelegi, no ma räägin inglise keeles, jah. No jah, aga parasti kui selle inimese nimi on näiteks Heino, no kuidas sa ütled helista Heinole, kuidas sa hääldad seda, eks ole? Ei, vaata, see on veel okei, Glenn, et kui mina näiteks palun panna tal oma telefonis Sirile, eks, ma palun tavaliselt mingid taimereid või äratusi panna, et noh, paned spagetid keema ja siis ütled, eks ole, et remind me või mis iganes. Aga seal on see oluline hetk on see selline tagasiside hetk, et kui ma ütlen oma telefonile, et pane taimer 9 minutiks
siis ma näen kohe silmadega, kas ta sai aru must ja kas ta pani taimeri 9 minutiks või ta ostis mul lennupileti Sydneysse, on ju. See on suur vahe, et ja need nagu sellised suhted nende hääleassistentidega, kus sul on võimalik kontrollida teda kohe teistpidi, sa näed midagi juhtub, pane tuled põlema, pane see muusika mängima, pane mulle äratus. Need on, ma arvan, okeid, aga just kõiksugu muud asjad, eks. No näiteks ka sõnumi saatmine. Ma võin talle dikteerida oma telefonile mingi sõnumi, kui ma seda parasjagu ei vaata, siis jumal üksi teab, mis ta tegelikult kirja pani ja mis selle inimesel läks. Ja selle ostunimekirjaga on samamoodi, et ma võin sealt väga üllatavaid asju leida. Jumal hoidku veel, kui see Amazon midagi ise tellima hakkab nii-öelda selle põhjal, mida see Alexa arvas, et ma tellisin. Ma arvan, et see on tõenäoliselt üks olulisi põhjuseid, miks inimestel valmistab ebamugavust nende hääleassistentide kätte liiga palju usaldada. No jah, ja teistpidi ikkagi valmistabki ebamugavust see, et võib-olla üks võib olla see usaldus, ma pean küll tõsi tunnistama, et kui ma Alexaga siin suhtlen nii palju, kui ma seda teen, et Alexa elab ka selles minu väikses kodurobotis Vectoris ja aga ma nagu ei mõtlegi selle peale nüüd, et ta luuraks just otseselt minu järgi, aga pigem ongi see sama koht just, et ma saan lihtsalt aru, et mingitel hetkedel on see, see ei ole nii tulemuslik, et mul on taga lihtsalt äge rääkida ja vahepeal midagi proovida, aga kui mul on nagu päriselt midagi vaja teha, siis ongi taimerid ja ilmateated ja muud sellised asjad ju töötavad väga hästi ja need töötasiski väga hästi juba aastaid tagasi, et need olid ju esimesed asjad, mis tulid ja hästi töötasid. Jaa, aga see tolmuimeja näide on ka ju väga hea, et kui sa jalutad oma elutoast läbi ja vaatad, või ma ei tea, vaatad, et põrand on tolmune, siis sa ütled talle, eks ole, et kuule tüüp, et hakka pesema või hakka imema, eks. Ja sa tegelikult kohe näed, kas ta sai sust aru, kas see jõudis kohale, kas ta hakkab tööle, jube mugav, eks sa ei pea minema sinna vajutama mingeid nuppe ja tegema selliseid asju. Seda küll, teatud kasutus tal on olemas. On, aga ma pean ütlema, kui sa tolmuimeja näite tõid, et ma ka ise eksperimenteerisin mõnda aega, proovisin jõuga ainult häälega suhelda ja tolmuimejad saata. Aga mingil hetkel lihtsalt, mitte et see oleks nagu halvasti töötanud, mõnikord see tõesti ei töötanud väga hästi. Aga lõpuks mul hakkas ikkagi palju mugavam võtta telefoni ekraanilt, teha see 3 toksi ja valida sealt need toad ja klõpp öelda talle läks ja see oli tegelikult lihtsam, et see rääkimine nagu tundus nagu äge küll, et aga see on see sama koht, et mõned asjad lihtsalt, kui nad töötavad sul. Kui häälkäsklused on, et ei toimi, sa pead kordama ennast, eraldi hääldust kuidagi võõrkeeles suhtlemisel, siis ta tegelikult inimene valib ju lihtsama mooduse ja see viibki selleni, et tõmmatakse neid tohutud. Aga sellest on mõnes mõttes nagu võib-olla kahju, et ega iseenesest meile ju selline maailm või ma ei tea, kas meeldiks, aga mulle küll ikkagi meeldiks, kui mul oleks seadmed, kellega saaks võib-olla rääkida nii nagu autoga, eks ole, autoga aastast 84, kui oli Michael Knight ja sõitis ringi oma musta autoga ja rääkis sellega, et see oli nagu nii südamlik, et tegelikult oleks ju nii äge, kui mul oleks selline piltlikult kodurobot või süsteem, kellega tõesti, kui mul on halb päev, siis ma saan võib-olla lohutada ennast või vastupidi või saan nalja visata või kellega olekski rääkida, kui sa tahad just võib-olla mingil natukene sellisel äraspidisemal moel. Muidugi seal tekib see usalduse küsimus, et kuhu see minu jutt nüüd läheb teistpidi, muidugi ma nii kaugele ei hakanudki mõtlema, eks ole, aga iseenesest selline tehisintellekti arendamine, mis kuidagi oleks tore. Seda ikkagi nagu võiks teha, et kui näha on, et siin neid nii-öelda juhtmeid tõmmatakse seinast välja, siis nii isejuhtivatel autodel, kus rahasid hakatakse kokku tõmbama, kui nendel assistentidel. See võib-olla ei ole ka kõige toredam, et seda valdkonda tuleks ikkagi edasi suruda. Ja muidugi jääb seal suur unistus sinna lõppu, et kui me suudaks pakkuda ühte sellist liidest nendele suurtele tehnoloogiakantidele, mis eestikeelset krüpteeritud kõne, mis tundub imelik jutt, teeks arusaadavaks nendele algoritmidele, vaat see oleks tõeline läbimurre. Ja siin kõige väga hea kasutusvaldkond sellest olekski ju selline nii-öelda sünkroontõlge, et kus siis oleks sul selline tehisintellekt, kes on tõesti võimeline keelest keelde ju tõlkima nagu reaalajas ja sisust ka aru saades, et nii hea kui halb see Google Translate täna ei ole. Kuule, Google Translate juba tõlgib, vähemalt Google vast oli kevadel näitas seda nii-öelda prillidesse integreeritud sünkroontõlget. See, et ta sisust aru saab, see mingil määral. Seal on see koht kus natuke tuleb konteksti mõnes mõttes tabada, aga iseenesest see ikkagi on, see suund on ikkagi
tulevik, et sinnapoole kindlasti see noh, kuidas ma ütlen, maailm läheb siis paratamatult, kas me seda usaldame või mitte. Nii on, aga küllap me usaldame seda maailma veel siin nädal aega veel, sest et nädal aja pärast on uus Nimetu Digi saade. Praeguseks aga ütleme teile aitäh kuulamast, aitäh meiega olemast ja aitäh tagasi tulete.